Enne kinnisvaraobjektiga tutvumist on kodus kindlasti mõistlik enda jaoks teha väike nimekiri küsimustest. See võib olla ka pikk nimekiri küsimustest, mida sa omaniku käest teada tahad. Need võivad puudutada ehituslikku poolt või siis näiteks kortermajade puhul kindlasti oluline teada korteriühistu kohta, mida korteriühistu on ära teinud, mida on plaanis tulevikus teha, kui suur on remondifond, kas korteriühistu on võtnud laenu ja nii edasi ja nii edasi. Mida rohkem sa koha peal küsid, seda parem on, ehk siin kehtib see reegel, et tagasi ennast hoidma ei pea. Hea on, kui sa saad kõikidele küsimustele vastused, sellepärast, et võib-olla hiljem selleks enam võimalust ei teki, kui sa käid kohtumisel ära, tahad sa juba järgmise sammuna minna notarisse, nii et pigem on mõistlik koha peal tulistada nii palju, kui torust tuleb. Mõningad küsimused, mida siis koha peal omanikult küsida. Kindlasti uuri korteriühistu senise tegevuse kohta. Väga oluline on teada, millised on naabrid, kes seal elavad, kuidas on korraldatud parkimine, kui näiteks korteri juurde kuulub üks parkimiskoht, kuhu saavad parkida külalised. Neid küsimusi tekib sul kindlasti väga palju. Igal inimesel on omad küsimused ja omad mured, millele ta vastuseid tahab. Nii et mõtle hoolikalt läbi, et kohale minnes ei peaks hakkama leiutama, vaid oleks väga kindel checklist, millele saab linnukesed ette teha ja vastused järgi kirjutada. Kui sa lähed seda kinnisvaraobjekti vaatama, siis võimaluse korral võtta kindlasti kaasa mõni tuttav, kellel on ehitusalane taust. Tema oskab koha peal olles tähelepanu pöörata mingitele nüanssidele, mida sina oma silmaga võib-olla ei märkaks. Kui korteri kontrollimisel ilmnevad mingid puudused, siis need tuleb kindlasti müüjaga lepingusse kirja panna ja leppida kokku nende kõrvaldamiseks mõistlik aeg. Arvestama peab seejuures sellega, et mõnikord võivad ilmneda ka puudused hiljem pärast tehingut, ehk siis nii-öelda varjatud puudused, millest siis kas omanik oli teadlik või olnud teadlik, kas ta jättis need sulle kogemata, ütlemata või oli see pahatahtlik. Teadmiseks sulle sellisel juhul on sul võimalus eelmisele omanikule kirjalikult veel anda mõistlik aeg nende puuduste kõrvaldamiseks. Kui ta seda nõus tegema ei ole, on sul alati võimalus pöörduda kohtu poole ja kõige halvemal juhul sellest tehingust taganeda. Loodame, et sul niimoodi ei lähe, aga sellest võimalusest teadlik tasub kindlasti olla.